Nii, alustame. Proovime siis fileerida vimba. Ega ma muud moodi ei oskagi kalu fileerida, kui ma olen neid ahvenat fileerinud. Vaatan, kas selle samase meetodiga saab ka neid teha. Ta muidugi on pehme liha poolest, kui on ahven. Ja teda ikka annab ikka siin ka terava noaga minu jaoks jagu saada. Et ühesõnaga, et ma nüüd teile mingi eeskuju ei ole, aga ma lihtsalt näitan, et mida nagu viimast või kuidas see võiks välja käia, näha. Nii, kõigepealt siis lõikame siit ühe külje ära. No pärast selle marja saab eemaldada, siis kui hakkame päris naha küljest fileed ära võtma. Nii, ja siis võtame teise küljest. Teise küljest võtame ka külje maha, mida selgroogu proovime. Ega see muidugi kõige mõnusam operatsioon ei ole. Kurat, näe, kõige mõnusam operatsioon ei ole, jah. No vaatame. Võib-olla ma teen midagi valesti, ma arvan, ma kohe kindlasti teen midagi valesti, et saab ka kergemini, aga noh, niimoodi ta mul käib praegu. Nii. Ja see siis läheb siia. Nii. Püüime vähe puhtamaks selle lauakese. Nii. Ja nüüd proovime siis siit need luud ära eemaldada ja saada kätte filee. Etteruttavalt ma ei näe ära, et miks ma seda teen. Sellepärast, et ma soovin saada sellest kalast materjali häkise tegemiseks. Ehk siis soolakala häkis või mis iganes. Kuidas keegi seda tahab nimetada. Nii. Nii. Ega jah. Ahvenal tuleb see kuidagi kergemalt, vähemalt minu jaoks. Nii, võib-olla nuga tahab vahepeal jälle teritamist saada, aga nuga peab olema terav, jah. Nii, selgroog ära. Katsun. Mina siit luud enam ei tundnud. Nüüd võtame siit otsas kinni kahvliga ja lõikame selle filee siit ära. Lõikame selle filee ära. Nii, ja saimegi ilusa puhta filee tüki. Vot nii. See läheb siis hiljem meil soola. Jah, ilus. Nahk läheb sinna ja võtame siit, võtame ka teiselt veel. Nii, vaatame veel kord. Proovime noa siia võimalikult luudele lähedale saada. Nii. Nii. Eks muidugi, mida rohkem sa neid fileerid, seda paremaks see töötlusviis läheb. Nii. Ja nüüd siis, jah, võtame talt siit jällegi naha pealt filee maha. Nii. Ja nii ongi. No põhimõttest te saite aru, kuidas. Ja kõigepealt küljed maha, luud ära ja siis filee käes. Ja niimoodi see umbes käibki. Nii, mina vahepeal teritan jälle noad ära ja lõigun ühe portsu. Mis portsu? No ühesõnaga lõigun kõik küljed kõigepealt taha, et minu protsess ongi nii, et kõigepealt võtan kaladelt, toon kalad siia ka. Minu protsess käibki nii, et kõigepealt võtan kaladel siis küljed maha mõlemalt poolt, siia hunnikusse nii-öelda. Ja kui see protsess on tehtud, siis hakkan meilt eemaldama siis neid luusi siin lihases. Nii, ja kui see luu on siit meil nüüd eemaldatud, näe, niipidi hoopis on kergem, paneb nii. Luu on eemaldatud
siis võtame talt naha pealt ilusti. Tegelikult seal lõpetusel öeldakse, et saagida ei tohi, et pead lükkama. Noh, ma lükkangi. Siit poolt tuli täitsa hästi. Nii, ja ongi ilus fileetükk käes. Etteruttavalt, nagu ma jälle mainin, mis läheb hiljem mul soola, et saaks teha soolavimbos, äkist, mis iganes. Kuidas kellegi mingi maitsevärk on. Nüüd võime noole selle viimase lihvi ära anda ja siis võime hakata jälle taas fileerima. Nii. Oo, lõikab ilusti. Puhas. Jah, nii, korras sobib meile see. Sobib see küll. Nii. Nii, nüüd on siis saanud kõik kalad küljed maha. Ehk siis viimal. Nüüd siis võib hakata seda viimast etappi tegema, nagu ma ütlesin, mul on oma järjekord. Et võtame külgede pealt, eemaldame need luud, proovime noa ajada küllaltki luudele lähedale ja siis ta peaks siit ise nende alt läbi liuglema. Noa muidugi ma nüüd eelnevalt jällegi teritasin. Nuga peab olema ikka nõelterav, siis me saame väga tublisti toimetada. Läheb vähem kadu. Nii. Nüüd ma keeran endale käe järgi ta paika. Saba otsa peale lükkame kahvi sisse, et ta ei livistuks, kui me hakkame lükkama. Ja nüüd lükkame. Nuga peaks põhimõtteliselt liuglema. Vaatame. Nii. Nuga liugleb. Aha. Siit ikkagi me nuga vaata, et kui nuga vähe suurema kaldal lükata, siis ta ikka lõikab sisse, ta peab sükene tunde järgi. Siia näiteks jäi mul praegust, jäi nahka külge. Noh, selle lõikame ära. Et peab ikka nagu liuglema ja paraja nurga all. Kui terava nurga all, siis juba lõikab sisse, sest nuga on ikka päris terav. Nii, ja ongi järjekordne ilus fileetükk käes. Nii, ja siin ei olegi enam midagi. Filee on tehtud. Ja aga siin ei jäägi muud, kui nüüd hakata valmistama tast hea tõrku. Ehk siis nagu mina ütlesin, mina teen temast häkis ja sinna sisse, mis siin ikka käivad. Pipar, sool, suhkur, sidrun, kes mida tahab panna. Vaat selline siis oli selle viima fileerimine ja käitlemine.